tere sõbrad ja kõik kanali jälgijad. Eelmises osas circa 2 nädalat tagasi sai käidud Pärnus ja püüki tegemas. Täna olen uuesti Pärnus, kuid veidi siis teises kohas ja nüüd pole jääst enam haisugi. Lähen vaatame, kas jääminek on kalal suu lahti teinud ning kas õnnestub ta Dropshot rakendusega kätte saada. Võtsin täna kaasa siis 2 ritva, ühe sellise 4-meetrise ultralaidi ja teise veidi siis robustsema, mingi 3 meetris umbes. Teeme esimesed heited siis selle ultralaidiga ja vaatame, kas ja kuidas tundub. See on päris pehme, kui põhi on sodi täis, siis ei ole väga mugav püüda. Takerdub igale pool taha kinni ja ots annab hästi palju järgi. No nii, ja juba esimene võtt siis. Panin praegu otsa 15 grammise raskuse ja sellise kollakas rohelise luti. Tundub päris ilusas mõõdus kala isegi. Ei hakka midagi ära sõnuma nagu eelmises osas, kui nägin vaid kala, aga kätte ei õnnestunud midagi saada. Äkki seekord läheb ikka paremini. Tõin vahepeal autos sumba, kuna koju on päris pikk tee ja plaanis ikkagi päev läbi püüda. Siis on hea kalasid elusana vees hoida. Oi, ja teine kala. Tundub, et täna on kala aktiivne ja sööb hästi. Kui nii, 5 minutiga juba teine võtt on. Nali naljaks, sõnusingi ära. Nüüd üle tunni on jumala vaikne ja proovisin teisi värve ja kujusid, aga mitte miskit ei tööta. Motivatsioon hakkab vaikselt langema, kõrval vennad tõmbavad, aga ise nullitad. Käisin eelmisel nädalal meriforelli ka jahtimas. Kalastuskunn tegi mu ridva korda ja võib täitsa rahule jääda. Aga kala osas nii palju, et ainult 1 võtt ja miskit kätte ei õnnestunud saada. Mõtlesin, et ei hakka selle kohta eraldi 10-20 minutilist videot tegema ja monteerima ja nii edasi. Ja on kala. Ja läks ära. No vaatame. Äkki saame uue, äkki on seal mingi parv.
tundus päris okeis suuruses olevat. Vahepeal õnnestus üks koha ka tabada, aga noh, nagu ikka, kaamerasse see ei jäänud. Oli selline alamõõduline, ma arvan, mingi 40 centimeetrit äkki oli. Läks tagasi ujuma ja enda asju tegema. Tegin nüüd kiire lõuna, istusin ja sõin ja jõin kohvi ja vaatasin ja analüüsisin teisi kalamehi veidi, et kuidas nad kala saavad ja mul nagu on noaga lõigatud see võtt. Aga jõudsin vist järeldusele, et nad suudavad visata endal selle luti nii-öelda jõe keskele rohkem, et kaldast kaugemale. Proovin ka tina ära vahetada ja selle nii-öelda robustsema ridvaga siis heiteid teha, et karbis on mul kõige raskem tina on 30 grammine, et ehk sellega õnnestub midagi tabada veel. Sumbas on selline, ma ei tea, 5-10 tükki on äkki olemas, aga kõrval ikka nopitakse usinalt. Mõnes mõttes on isegi teinekord hea, kui kala ei saa, nii ei pea vähemalt miskit puhastama kodus. Mõelda hommikul minna püüdma, päev läbi püüda, seista ja mõllata ja olla närvis ja siis jälle rahuneda ja noh, siis öösel jõuad koju ja siis pead hakkama seda kala veel puhastama ja fileerima. Korralik õudusunenägu ikka. Tuleb ahvenat ikka juurde ja juurde. Tahaks siis vahepeal tänada ka kõiki, kes on juba subscribe inud ja kõik, kes vaatavad seda kanalit, et tulme mõelda, et siin 2,5 nädalaga on YouTube'is üle 4500 vaatamise ja noh, TikTokis on varsti vist 20 000 juba täis, et päris utoopiline. Ei oleks iialgi osanud uskuda, et selline vaatamiste laine kohe alguses tuleb. Ja noh, kui sa veel ei ole tellinud kanalit või nii-öelda subscribe inud, siis tee seda. Ja ma ei tea, kui saame siin veebruari alguseks 200 või 250 tellijad täis, siis mõtlesin, et võiks teha äkki kalatakso Taaviga mingi kohapüügiga paadi pealt. No näe, sain raskuse paika ja pikkade heidetega tuleb kala nüüd järjest. Tundub, et pean vist ikka poole ööni seda kala nüüd fileerima ja puhastama. Ma ei tea, sumbas peaks vist mingi 15-20 tükki juba olema. Vaikselt hakkab kell ka sinnamaale jõudma, kus peaks otsa kokku tõmbama. Kell juba 4 läbi ja teised kalamehed on vist vaikselt koju läinud. Või noh, tundub, et tööpäev on läbi saanud neil nii-öelda. Aga ega isegi peab vist nüüd kokku panema, et kala on söömis lõpetanud ja no ei tule juurde praegu. Selline siis saigi selle korra osa. Kui sa ei ole mu eelmist Merika või jääpüügi videot veel vaadanud, siis tee seda. Ning kohtume siis peagi juba uuel seiklusel.